Kõigepealt mainin ära, et ei ole niinimetatud vaktsiinivastane või maskivastane. Kes tahab endale mingit katsejärgu sama sisse süstida, andku minna, võtku minu doos ka endale. Kes tahab näomähkmeid kanda, andku minna, keegi ei keela. Aga jätke teised rahule, kes ei taha seda süsti teha ja end näomähkmega mitte lämmutada. Nii. No nii, täna on 26. august 2021. Täna hakkab siis see maskipall pihta. Õigemini kellel hakkab, kellel ei hakka. Minul ei hakka, sest ei kandnud eelmine kord ega kavatse ka nüüd kanda maski. Kuna olen arvamusel, et kõigil on õigus vabalt hingata ja mitte kellelgi ei ole õigus kedagi teist sundida oma hingamisteid kinni katma. Ei valitsusel, ei politseil. Ja üks põhjus, miks ma veel ei kanna maski on, lihtsalt ei saa kanda. Aastaid tagasi, täpsemalt 2013, sai juba proovitud kanda. Käisin lammutusel tööl, tolmas, proovisin maski kanda, no ei saa. Lihtsam on seda kuradi ma krohvi tolmu sisse hingata, kui lämmutada ennast selle maskiga. Jah, ma arvan, et maski kandmine ei saa ega tohi olla kohustuslik. Sest on inimesi, kes ei saa kanda. Isegi inimesi, kellel on muidu tervis nagu on, aga nii kui maski ette paneb, siis on ka võhk nii väljas, et lihtsalt ei saa. Ja tahaks näha, kuidas siis kohus siis tõestab, et on inimene, kes maski ei kanna, väidetavalt tervislikel põhjustel, raske hingata, ütleme. Et kuidas siis kohus siis tõestab, et tollel isikul tegelikult ei ole siis raske hingata. Tahaks kohe näha. Sest mitte keegi ei tunne teise inimese sisse. Vot nii. Et me ei tea, kas inimesel on raske hingata. Te ei tunne teise inimese sisse. Ongi kõik. Trahvid on põhimõtteliselt, kui need tehakse isegi trahvi, siis kohtus kukuvad need kohe ära, ma arvan. Sest seda on võimatu tõestada, et inimene valetab, et tal nagu tegelikult ei ole raske hingata.